Mis sa räägid? Kuidas läheb Harald? Hästi. Minutes my flight was delayed, kid. Spend it all thinking about you, all thinking about you, all thinking about you, about you. I don't care if it's real or if it's faking. I still think about you, I still think about you, I still think about you, about you. Maybe 'cause I've been waiting to call you, I've been waiting to call you at the right time, waiting to hold you, I've been waiting to hold you. Ja teie probleem on, et... Ja just, mis sa kisad? Tšau! Ja see palun väga hernehirmutise märk. Tahad veel või? No võtame selle suure, see on podcast. Suur podcast. No võta. Aga igastahes Tsauka. Nüüd ma ei teagi enam lihtsalt kust otsast nagu alustada, aga ma ei taha väga palju energiat kulutada sellele, et selgitada nagu miks mul seda vahepealset aega enda jaoks vaja. Suur podcast, jah. Ma lihtsalt tahaks jätkata põhimõtteliselt sealt, kust pooleli jäi. Ausalt öeldes ma ei oskagi mitte midagi öelda rohkem, et kui sa mind Instagramis jälgid, siis sa nii veidikene oled nagu kursis. Mul on töö juures päris aktiivne aeg või selles mõttes aeg, kus ma veedan rohkem aega töö juures kui kodus. Mul ei ole selle vastu midagi, sest see on lihtsalt üks periood praegu, aga see on nagu positiivne, selles mõttes on nagu hästi. Mul on nagu pea täiesti tühi praegu, ma mõtlesin ennem ka nagu, või ma olen päevi juba mõtlenud nagu asju, mida ma tahtsin öelda, aga ilmselgelt nüüd, kui mul neid tarvis on, siis mul meelde ei tule. Nagu ma ka Instagramis ühes story postis ütlesin, et ma tunnen täpselt nagu hästi nagu ärevana ennast või kui ma hakkasin nagu töötlema seda vlogi näiteks praegust, siis ma nagu tundsin lihtsalt, kui roostas ma olen või selline tunne, nagu ma poleks eluaeg seda teinud juba. No mis muidugi vastab ka tõele, aga selles mõttes nagu, aga samas on nagu see ärevus, ma mäletan see sama tunne nagu siis, kui ma esimesi vlogi postitusi nagu praegu jah, ma põhimõtteliselt elangi töö juures ja kuna mu tööajad ikkagi nii palju selliselt nagu muutusid või mu töö olemus üleüldse muutus, et ma saan nüüd Haraldi lasteaeda panna, siis nüüd põhimõtteliselt uuest nädalast ta lähebki mul lasteaeda, mis on nagu väga põnev meie jaoks, aga samas ka väga hirmutav. Praegu tuli mingi normaalne valgus, täna on vist hästi vihmane ilm. Ma arvan, et ma teen niimoodi, et ma tahtsin ära filmida hooli, mul on seal mingisugused asjad seal nurgas, mis ma olen vahepeal ostnud. Ma teen kohvi endale. Ma praegu mõtlen tegelikult lihtsalt ausalt öeldes seda, et kas ma panen selle hooli nagu selle video otsa või siis teen eraldi video. Ma arvan, et ma lihtsalt panen kõik kokku. Ma teen lihtsalt ühe longas video ja siis me saame rahulikult siit edasi minna. Ma arvan, et peakski minema asjuga pärastpoole kuskile ka, sest ikkagi nii halb ilm on, ma ei taha teda väga õue viia, sest ta just sai nohust terveks. Aga samas, kui on mingi mega halvad ilmad, siis me oleme tavaliselt käinud kuskil nagu nendes. Ma ei saa jälle kõva häälega öelda seda sõna, sest muidu ma pean kohe minema hakkama sinna. Aga nendes nagu siseruumides, kus saab ennast välja elada, ühesõnaga. Tšau. Oota. Ma lippan küll varsti tööle, aga ma lubasin endale, et ma täna hommikul filmin selle hooli osa ära, nii et ma teen seda 04-ks. Mul on hääl ka natuke käre ära. Mul on siuke mingi köha, mingi hakatis. Ühesõnaga ma ajan igasuguseid teesid ja asju endale. Aga ma eile ütlesin teile, et ma filmin hooli ja ma Instagrami stories ka küsisin teie käest, kas te tahaksite näha seda, sest nagu mind alati hullult huvitab ka, et nagu kas teistel on ka seda põnev vaadata.
selles suhtes, et see on vastastikune, on väga tore. Haraldile ostetud asjad me olen enamasti kasutusse võtnud, kuna ma mainisin eile, et ta läheb lasteaeda. Ma olen talle mingisuguseid jooksvaid riideid ja asju ostnud, aga ma olen neid juba praegu talle nagu selga pannud selles mõttes. Aga ma tahtsin lihtsalt öelda, et Saaras on praegu hästi hea valik igasuguseid asju ja tegelikult Saaraga teen ma ka nii, et näiteks praegu mul on ka üks tellimus sinna sisse antud, et ma paljuski tellin tegelikult nende äpist, et neil on see netipood ja siin on palju asju, mida tegelikult näiteks ei ole seal Tartu Saaras näiteks, tihti ei ole ka mingisuguseid suuruseid. Võimalusel saab ka neid asju Tartusse poodi tellida, et siis nad nagu saadavad lihtsalt Tallinnast poest Tartusse. Et kui sa tahad nagu mingit kindlat asja või proovida või siis sa ei pea nagu seda ka sellisel juhul ostma, et sa võid nagu proovida ja kui sul ei sobi, siis nad lihtsalt saadavad tagasi. Aga ma ilmselt hoian selle hooliga üsna tempoka ja ma lihtsalt hakkakski pihta. Ma endale väga palju riideid H&M-ist ei osta, aga küll aga Hassule. Esiteks, Harald on praegu täpselt selles vanuses ka, kus ta lihtsalt tröökab need riided ära enne kui ta nendest välja kasvab. Poisid selles mõttes. Ma võtsin talle H&M-ist siukse selle komplekti. Selles mõttes, et lihtsalt lasteaias me ka nunnu käia. Siuke mõmsik. Aga siis ma ostsin talle selle voodipesu lihtsalt, siis ma arvan, et ma peaks neid veel paar tükki ostma. Ja siis me ostsime Hassule selle salli. See on ka H&M-ist siis. Just see, et talle üldse ei meeldi, kui tal mingi lukk või midagi on siin ees ja siis ta hakkab, või sallid, ta hakkab hullult neid kakkuma ja siis talle jääb mingi paljas koht näiteks kaela peale või midagi siukest, siis ma mõtlesin, et see on nagu kõige kindlam variant, eriti nii lasteaias kui siis nüüd ka talvehakul, et selles mõttes, et siis tal on nagu sossukas. Ma ostsin endale klambreid. Kui sa eile nägid, et muid ka roosad klambrid peas, siis mul on viimasel ajal mingisugune, ma ei tea, mingi klambrite maania tekkinud nagu. Muidugi need on praegu räägilt in ka, aga selles mõttes mulle meeldib. Ma muidugi ei näe siit üldse, kuidas igastahes las nad praegu jäävad. Ja see top näiteks. See top on ka Saarast ja seal on neid musta värvi ja beeži värvi ja ma lihtsalt nagu, ta on see body, mis käib nagu alt kinni põhimõtteliselt ja ma lähen kindlalt võtan sealt kõik teised värvid ka ja ma arvan, et ma võtan valgeid veel, sest mul on täielik nagu, sest et lihtsalt ma armastan valgeid särke üleüldse. Minu arust see kuju on ka kuidagi nii siuke complimentary. Siis ma ostsin sellise nahkseeliku, mis on kinda siuke, ma ei mäleta, mille jaoks ma ostsin selle. Ma ostsin selle vist, see on Reservedist ja ma ostsin selle sünnipäeva jaoks, aga ma lõpuks ei kandnudki seda. Praegu saaks panna teda näiteks saavaste ja mustade paksude, ma ei tea, sukkadega või põlvikutega või midagi siukest. Et teda annab nagu sügisel ka päris osavalt kanda. Siis ma ostsin Saarast sellise bluusi, mis mulle täiega meeldib. Mul on viimasel ajal mingi täiega siuke teema siukeste puhvisvarrukatega. Ja see bluus ise vist maksis mingi 30 eurtsi. Minu arust ta näeb nagu täiega siuke high-end välja. Ja teda on nagu hästi lihtne kanda, vaata ükskõik millega. On suht selline universaalne. Ja siis on veel üks Saara bluus, mis, jah, Saarast, mis on siukene nagu ka siuke õhuline. Ja selles mõttes ta on, vaata, ta on aevastada. Tegelikult on nagu õhuka, vaatad, et läbipaistev siuke täiesti, aga ta on hästi nunnu, ka nagu teksadega või millegagi, et selles mõttes ta on suht siuke lahe minu arust. Siis mul on siin üks polo, mis on Reservedist pärit, mis on hästi mõnus, mulle meeldib täiega see nagu need soontega kudumid. Ta on nagu kampsun, et on soe, aga samas ta ei näe nagu liiga kampsunik välja. Ja siis ma ostsin Saarast sellise mantli, mis on täiega mulle meeldis ja ma käisin nillimas seda väga mitu aega ja ma üritasin leida kuskilt mujalt nagu ka mingisugust, ma ei tea, alternatiivi või midagi, sest ta oli natukene kallim. See on ka täpselt selline mantel, et ta nagu millegipärast on niiviisi, et kui suvi on, siis mulle meeldib kanda hästi siukseid nagu flowisid ja kergeid asju, aga nii kui sügis tuleb, siis mulle meeldivad nagu siuksed nagu struktuursemad asjad või midagi sellist. Ja ta on täpselt siuke nagu mõnusa pikkusega ja ma saan selle nagu dress up'ida ehk siis panna siia alla kleidi, kingad. Samas ma võin visata siia tossud ja pusa alla, ta näeb ka cool välja. Siis ma ostsin pesu. Ja siis siin on veel ühed Haraldi lihtsalt dressipüksid. Need on ka H&M-ist pärit, aga lihtsalt neid tead isegi neid tröökamis dressipükse kulub nagu muda. Ja siis ma ostsin endale kõrvarõngad,
kui ma vanasti väga ei kandnud ehteid, siis viimasel ajal mul on täiega mingi teema sellega, et mulle meeldib nagu ehteid kanda. Kuna ma väga palju ei ole viimastel aastatel neid kandnud, siis mul on ainult sellised hästi nagu blingid või hästi sellised nagu hästi pidulikud ehted. Ma tahtsin lihtsalt seda näidata, et need lililoola puudrid, ma kasutan neid töö juures. Mulle lihtsalt endale ka see nii meeldib, et ma ostsin endale nagu isiklikuks kasutamiseks ka, sest ta on mineraalpuuder ja silma alla sobib väga hästi. Artistry saatis mulle ühe pakki väga armsalt ja nad palusid mul välja valida kodulehe pealt mingisugused asjad, mida ma sooviksin. Ja ma olen skincare junkie ja mulle väga meeldib üleüldse siuke nahahooldus ja kõik siukene. Siis ma valisin sealt selle, see on selline nagu emulsioon, kas ta lõhnab, mingi selline peale meigi mahavõtmist, et nagu käid naha üle. Ma kindlasti räägin hiljem nagu ka nendest vast lähemalt, kui ma olen neid kasutanud. Ja siis on näomask, maskid mulle ka väga meeldivad. See on niisutav mask, eriti nüüd enne nagu talve on see väga teretulnud. Sest et üleüldiselt on mul suht nagu mitte rasvune nahk, aga siuke kombineeritud nagu ikka eestlasel on ju. Aga mul on mingisugused siuksed dry patches või sellised nagu kuivad kohad näonahal, mis hästi kiiresti nagu, mis hakkavad nagu rohkem kuivama kui teised ja sinna nagu nakkub kõik paremini ja selles mõttes ühesõnaga mõtlesin, et äkki see võiks mind selles osas aidata. Ja siis on mul siin see Prismibox, mille ma armsasti tegin juba lahti, et ma siin ei mässaks sellega. Kui Susanna mulle kirjutas, siis ma olin mega elevil, sellepärast et ma täiega mõistan seda. Ta on ühtlasi teinud ka video sellest, nagu miks ta üleüldse selle boksi tegemisega alustas. Ma panen selle ka kuskile endale alla kirjeldusse. Kui sa lihtsalt hoolid Eesti firmadest, Eesti toodetest, looduslikest toodetest ja tervislikust eluviisist, siis nagu see on nagu kõik, mida sa oskad soovida, sest ma ise alati hästi pooldan seda ja Eesti tooted enamasti on ka looduslikud, mis on hästi tore. Ja ma arvan, et see vastab tõele, et see mindset võib-olla rohkem jõuab sinuni, kui sa saad lapse. Sellepärast, et siis sa hakkad rohkem hoolima nagu võib-olla sellest, mida sa ise kasutad. Näiteks mäletan, mu esimesed mõtted lapsega olid see, et nagu millist dušikeeli mina kasutan, et kui laps veedab väga palju aega oma imikuajast minu keha vastas, et mida ta tunneb või kas ta tunneb minu ihulõhna või ta tunneb seda, ma ei tea, loodusoaasi või mingisugust keemiat, et selles mõttes kõik kuni sellest hetkest, kuni selleni, mida sa siis toidulauale paned ja kui üleüldse mõelda selle peale, et kõik, mida me oma näonahale paneme ja mida me oma kehale määrime, imendub kehasse ja meie organismi. Ikkagi meie keha on meie tempel, et tahaks nagu siia parimat panna. Näiteks emana ühtlasi on ka see probleem või üleüldse sellise kiirema elutempo juures, et ma ei jõua kõikidesse poodidesse, kuhu ma tahaksin. Näiteks, et neid looduslikke tooteid müüakse erinevates poodides, mis on erinevates linnaosades ja see käimine, selle jaoks aja võtmine. Teiseks on see, et tooteid tuleb ka väga palju peale, sa ei jõua nagu kõigega kursis olla, kuigi tahaks nagu erinevaid asju proovida. Et selles mõttes on ka see boks võib-olla selline hea idee, et sa saad selle boksi, sa tead küll seda sisu, aga selles mõttes, et sa saad nagu tutvuda erinevate brändidega, millega sa võib-olla, sa ei telli näiteks 20 erinevast kohast ühte asja selles mõttes, kas või juba see iva. See on nagu see pikk lugu selle taga. Aga siis ilma pikema mulata võime koos vaadata, mis siin sees on. Ja ka kindlasti samamoodi ma järgnevates vlogides võib-olla räägin nendest lähemalt või siis, kui ma neid nagu kasutan. When you can't find the sunshine, be the sunshine. Kui armas. Ma hakkan seda ilmselt selle mis ma tahan öelda, järjehoidjana kasutama. Siis siin on üks immuunsust tugevdav tee. Rääkisin mina siin oma köhast ja häälest, on ju. Sobib sulle, kui sa oled sageli haige ja väsinud ning su organismi immuunsus on langenud. Mis juhtub nagu enamasti igaühega sügise hakul, on ju. Näed, ma mõtlesin, et see on puru, aga siin on hoopis need nagu kotikesed sees, mis on veel toredam. Ma võtan selle tööle kaasa. Apple Bites ja siis siin on mingid snackid. Post-workout snack. Will rise your energy, keep your brain active. Praegu ma nagu nii-öelda lihtsalt avan selle boksi ära ja selle sisust ja nendest toodetest ja asjadest ma jõuan veel nagu lähemalt rääkida edaspidistes videotes. See on isegi selle boksi nagu tutvustus ja iga selle
brändi tutvustus ja toote tutvustus, nii tore. Need nagu lood, mind hästi paeluvad alati need lood. Siin on taastav kätekreem, jällegi hullult teretulnud sügisel. Astelpaju ja mulle meeldivad kreemid, mis ei ole nagu siuksed väga rasvased, aga samas on hästi niisutavad ja mulle tundub, lõhnab ka hästi. Mulle tundub, et see on täpselt selline, nii et jackpot. Kui armas. Helkiv bross. Kas ta on siis nagu helkur või? Kaetud vastava helkurkilega. Väga äge. Näed, nüüd ma saangi selle oma uue mantli peale panna. Või siis äkki hassula näiteks. Kuskile, ma ei tea, seljakoti külge või midagi. Nii lahe. See küll äge. Huvitav, kas neid on veel neid või? Võtaks mitu tükki siis juba kohe. Paia dekor. Ja need siilikene. Ui, sul oleks ka nii armas. Ma arvan, et ma võtan selle siilikese hassule ka ja siis jätan selle endale. See oleks lahe. Ja. Epsomi sool. Sellega saab soolavanni teha. Magneesium. Siis on siin veel üks kreem. Mis see on? Jojoba kreem. Green Nature'iga olen ma isegi kunagi oma aastate tagusel blogi ajal koostööd teinud. Ja need on samamoodi 100% looduslikud. Ainukene asi, mis nendega on see, et kui sa nad lahti teed, siis sa pead nad mingis aja jooksul ära kasutama, sest see on loogiline, kui nad on 100% puhas, siis ta ei ole siin ka säilitusaineid, ehk siis ta ei kesta sul nii kaua kui võib-olla mõni teine suvaline kreem. Sobib kasutamiseks nii näo kui kehakreemina. Okei, tere. Ma tean, ma mäletan isegi seda. Tal ei ole mingit lõhna isegi, aga ta on selline pigem nagu vahune, nagu sellise kerge konsistentsiga hästi süke mõnsa. Tegelikult ta on küll, ta on natukene rasvasem isegi kui see teine, see, mis firma see on, Bon Merite. Pole kindel, kas ma hääldan seda õigesti. Nii, siis siin on Artisan Honey with Wild Berries. Siin on siis mesi ja marjad. Väga lahe ja nii nunnu. How cute is that? Siis siin on Ecofreak. Ecofreak, ma tean, et see Hiiumaa firma, ma olen haipinud seda teistele inimestele rääkinud, aga ma ei ole ausalt öeldes kunagi midagi tellinud. Toonik. Ingveri toonik. Ma tahan nuusutada seda veel. On tõesti. Seal on isegi päris tugev ingveri lõhn. Ja ingver on teadagi väga hea. Mina olen täiega tooniku usku inimene. No ja need. Jälle rääkisin dušikeelist on ju sellest, et mida ma oma kehale panen ja siin on Luvi see dušikeel bambuse osakestega. Kooripõrnad kui tõhusalt. For anyone who wants to get naked and feel good. Siis on meil siin Ecosnack. Ecosnack.ee. Need on nagu kuivatatud puuviled. Ma kujutan ette, vaata kui lahedad need võivad näha välja kuskil nagu siin on näiteks see apelsin ja kiivi nagu mingitel nagu lauakaunistuste või kokteilide sees näiteks või midagi sükest. Ma vaatan, tead mis ma teen või? Ma annan neid mõlemat, ma annan järgmises videos Hassule ja ma tahan näha, mis nägu ta teeb nende peale. See huvitab mind ka väga, et huvitav, kes talle läheb peale ja kui see läheb, siis see oleks väga lahe. Siis ma peaks mingi püsitellimuse sisse andma. Siis on siin üks küünal. Kaapsoo, lauaküünal, käsitööna, Võru vald. Ja jällegi sügis, siis on kohe automaatselt küünlad ja villased sokid ja kampsunid ja kõik asjad. Joigi see näoseerum. Ma olen nagu väike laps lihtsalt. Joiki ilmselgelt kõik teavad, aga ma üks hetk isegi lõhnab ka hästi. Joikiga ma olen küll mõelnud, et ma peaks lihtsalt hakkama järjest kõiki asju läbi ostma, sest mulle hullult meeldivad nende kehakreemid näiteks ja mulle meeldib nende see näokoor ja see võib olla näiteks väga hea nagu meigi alla. Ja nagu ma ütlesin, skincare junkie, nii et see läheb väga õigesse kohta. Ja siis siin on veel see ka. Ühesõnaga sellega on praegu kõik, aga siin on see reusable glass cup. Seda ma olen näinud Instas seda teistel, aga ma ei ole kunagi nagu sattunud seda poes nägema kusjuures. Ma olen neid teisi, see e-coffee cup või see, mis mul endal on, see oranžikas roosa. Toda ma kasutan kogu aeg, nagu see on mul töö juures kaasas ja ma vean seda endaga kaasas ja autos ma olen isegi mõelnud, et peaks teisega ostma sellepärast, et üks oleks mul töö juures ja teine oleks see, mida ma nagu kaasas vean.
ütlenud, et seda ei tohi ümber pillata, aga see on väga äge. Soovin, et ma ei peaks tööle minema, ma saaks kõiki neid asju kohe proovida. Ja stay tuned, et selles mõttes ma hakkan kõiki neid asju ka järjest nagu proovima läbi. Ja selle hinna eest, kui ma õigesti mäletan, oli see 50 euri. Paranda mind, kui ma eksin, aga 50 euri eest. Pomm. Aga igastahes aitäh sulle, et sa tšellisid minuga jälle. Ja ma loodan sind jälle hästi varsti näha.